Draama, maama. Siin on nii palju huvitavat sellist filosoofilisi momente. Sõna draama, et ühtepidi on nagu sees on nagu mingi nupp, et mis nagu justkui väliselt või isegi siseselt vaatad, eks ju, just nimelt siseselt, vabandust, ei allu minu tahtele. See on see draama nupp, et vahest keeratakse sul nagu erinevaid meeleolusi. Et seal tuled välja, seal naabrinaine ütleb hästi rõõmsalt tere ja päike paistab, siis on kohe nagu rõõmu aspekt, eks ju, et päike, eks ju, esimene inimene, kes vastu tuli, oli väga meeldiv. Vahest on teistpidi, eks ju. Ilm ei ole meeldiv ja naaber, hea kui moka otsast ütleb niimoodi mossis näoga tere. No näiteks. Et mis selle draamaga siis on? Nii palju me oleme rääkinud sellest tundemaailma justkui raskest, ma ei tea, kurbuse, ahastuse, depressiivsest poolest ja siis selline lapsemeelne lullala. Et normaalne armastuse värvid, emotsioonide värvid, see ongi tore, eks ju, kui oleks üks värv, siis oleks igav, eks ju, paljud lohutavad, ütlevad, et kui jamas ei oleks, siis me ei tea, oskaks hinnata nagu rõõmu ja õnne ja väga lai teema. Et keegi ütles ka üks pühak, kas oli Prabhupada isegi, et ilmtingimata ei pea sööma väljaheited, et aru saada, et need on väljaheited. Et see draamavärk on ühtepidi hingele nagu transcendentaalsel, vaimsel tasemel okei. Näiteks igatsus, eks ju, et seal keegi ka munk, mis Pakistan Tänasvami vist vastas ka väga kihvtilt kunagi, et näed, kui sa tead, et teisel pool maakera on keegi hea sõber ja te kirjutate omavahel, siis see on nagu magus valus. Ühtepidi on igatsus, sa ei näe nagu seda sõpra, nii tore sõber, aga teil on kirjavahetus ja kõik on ühtepidi hästi. Et see on võib-olla selline magus transcendentaalne valu. Et see on nagu kvalitatiivselt täiesti erinev materiaalses maailma valust, mis käib võib-olla meiesuguste puhul karma kategooria alla, et tegid ai, siis tuleb ai sulle tagasi. Ja kui seda seost ei näe, siis sa oled võib-olla kibestunud ja süüdistad kõike. Jumalast kuni ilmani ja ma ei tea, naabrini välja. Et jah, see draama kategooria või see üleelamiste või see valu, hingevalu, et see nagu tuleb ja läheb ja kõikidel ta on olemas, mõned oskavad varjata paremini, mõned ei, aga kõigil on, kes läheb antidepressentide peale, kes oskavad seda hingevalu, õpivad seda hingevalu kasutama teiste peal välja elama ja kes siis kasutama seda nagu vaimses mõttes veel alandlikumaks minna, saad aru, et see valu, mis ma praegu tunnen, see on 0,01% sellest valust, kuidas mina olen vastu töötanud loodusseadustele, solvanud elusolendeid, teinud haiget, eks ju. Selles elus ma mäletan mingit väikest osa, see on juba õuduskuubis ja rääkimata siis eelmistest eludest asju, või selle elu asju ka, mida ma ei mäleta. Et siis eile oli ka nagu kuidagi, jälle keerata seda nuppu nagu seda valunuppu, sisemist valu, kõik seal mingid kahetsused, mingid asjad tulid üles, või üldse selline meeleolu nagu. Ja siis sa nagu vaatled seda draama maamat. Nagu oled õppinud natuke nagu kõrvalt vaatavad, nüüd ta jälle tuli, eks ju, südames raske. Siis igast tehnikad, kõik on nii targad ütlevad, et kui sul on raske, siis ta nii ja nii, üks ütleb joo täis, teine ütleb pane narkotsi, kolmas ütles mediteeri, neljas ütlevad, et seal, ma ei tea, mine emakasse loodus, see nagu lahustab kohe ära sinu väiklased, sellised kinni jooksnud luubid, kuna see on nii suur ja ilu, siis ta kuidagi nagu lahustab emaka loodus, stiigiad element. Ja siis ma proovisin sellist tehnikat, et hoolimata sellest, et sisemiselt on nagu üks meeleolu, ütleme raske meeleolu, siis ma proovisin nagu, oli umbes diivani peal ja siis hakkasin nagu vaatlema, ümber häälestama ennast. Mitte, et see draama ja selline kurbus, see ei ole nagu halb, seda ei pea iga kord nagu, et sa pead kogu rõõmus olema. Võib-olla ongi, mõnikord ongi, näedki, tunned selle maailmavalu ja oma krappi ja oledki selles elad ja püüad edasi elada niimoodi, et sa ei solva ja ole kibestunud. Vähemalt nagu sellel levelil ennast viia. Siis proovisin seda tehnikat, et hakkasin nagu tänama, aga suhteliselt kunstlikult. Ja ma praegu hingan, eks ju. Mul on kodu, hea soe kodu, eks ju. Mul on tore naine.
siis mul on jumalused, siis mul on vaimne õpetaja, mul on pühakirjad, Jumal on mulle nii palju kinkinud ilusad mälestusi looduses, nalja, sõpru, mul on maitsemeel, haismismeel, kuulmismeel ja niimoodi nagu võtsin täitsa randomilt nagu läbi sellel hetkel nii palju, kus ma see kunstlikult tänutunnet nagu hakkasin kultiveerima ja läks kergemaks küll, et päris huvitav tehnika. Et kui sa ei taha olla sellest draamas ja see on hästi, hästi raske, siis üks selline lambistunud tehnika, mida võib katsetada, on see, et sa hakkad tõmbad selle positiivi peale läbi tänulikkusega, selline kunstlik tänulikkuse harjutus algusega, pärast läheb järjest paremaks ja paremaks. Sulle nagu teadus, kuna öeldakse mõistus suuda kahte asja korraga mõelda, siis ta läks nagu selle positiivi peale, et mida rohkem nagu mõtlesid ja proovid seda tunnet sinna taha panna, et kui palju on ikkagi hoolimata kõigest hetkel sinu elus armulikkust, halastust, õnnistust ja ma lugesin seal neid momente, neid loed lihtsalt läbi, ma peas need kõike. Mul keha funktsioneerib, eks ju, näed, keha töötab enam-vähem ja nii edasi. Eks need targutajad on palju ja tarku häid nõuanded, kuidas siis negatiivist positiivi saada. Kui sa oled juba ütleme, armastuses olevas normaalses justkui sellises draama elemendis, aga see läheb juba sinna, et juba tekivad, ma ei tea, kuhu maani, et kas sa hakkad seal teisi süüdistama, kätte tasuma, taga rääkima, enesetapu peale mõtlema või mingid narkotsi panema, et siis on need vahe mingid harjutused, et siis saada see võib-olla siis see draama, mis mõnikord hakkab sul seda elu jõudu pärssima, elu entusiasmi, et seda saada nagu positiivi peale. Ilmselt ma võin siin improviseerida Jumala armust, meil 100 muud asja, et muidu öeldakse, et võta palve helmed kätte või mõni ütleb, hakka koristama või kuula ilusat muusikat või helista kuhugi heale sõbrale või nii palju nagu muid vahendid on. Aga alati see küsimus on siis alati inimeses tavaliselt küsivad, et kui on väga raske, siis on väga raske teha isegi esimest sammu. Et see on see põhidilemma nagu. Et sa võid mulle miljon nõu anda ja ma ise tean ka neid asju. Aga võid teha see samm, eks ju, see on nagu see hambad risti, eks ju. Mõnikord me oleme sellises enesealetsuses ja kibestumises, et me ei tahagi teha seda väikest sammu, et välja saada sellest elujõudu pärssivast draamamaamast.